Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Tervitused kõigile. Mul on äärmiselt hea meel, et olete selle saate üles leidnud ja otsustanud ka kuulata ja ka seda lugu nii-öelda null, kus siis ma räägin, kes mina olen. Räägin sellest saatest natuke täpsemalt. Räägin, kuidas ma ise podcast'e kuulan ja ka natuke lihtsalt arengust ja eesmärkide seadmisest, mis ma ise teen. Ja ma arvan, ma hakkan peale igat 10. saadet või peale iga 3 kuud tegema sellise väikse ka ülevaate enda eesmärkidest ja lihtsalt loodan, et ka teie näete ka minu arengut. Et kõigepealt siis minust, et ma olen Indrek. Ma olen viimased 2,5 aastat startup maailmas aktiivne olnud ja tänu sellele ma olen hästi palju näinud, kogenud uut, saanud aru, et on väga palju asju üldse, mida ma üldse ei tea ja ma pean rohkem ja rohkem arenema. Et tänu selle ettevõttele Sorry as a Service, kus ma olen osaline, oleme me läbinud väga pika teekonna, väga palju asju on meil juhtunud. See on äärmiselt arendav olnud meie kõigi jaoks ja samas on see ka äärmiselt raske periood olnud, nii vaimselt ja füüsiliselt ja igate muud pidi. Et kindlasti on see aeg, mida ma kindlasti mäletan elu lõpuni, sest see on mu elu väga palju muutnud ja see on äärmiselt põnev olnud. Et ma olen väga tänulik selle üle, et see üldse juhtunud on. Aga seda startupi tehes mõtlengi kuna see on ka nagu äärmiselt keeruline aeg ja motivatsioon võib ära kaduda ja veel palju asju, et ma hakkasin kuulama podcast'e ja see motiveeris mind ja ma mõtlesin, et mida ma saan teha, et ma ise nagu areneksin kiiremini ja saaks rohkem teada, sest mind väga huvitavad väikeettevõtjad ja see maailm. Ja ma panin tähele, et minu enda ümber ei olnud ühtegi eriti väike ettevõtjat. Ja siis ma otsustasingi hakata otsima väike ettevõtjaid ja kui ma nad leidsin ja kuulsin nende lugusi, millega nad tegelevad, kuidas nad toimetavad, see inspireeris mind nii väga, et ühe sõbrannaga koos rääkides meil oli plaan üks teistmoodi saade teha, aga kuna tal oli väga kiire ja me teeme selle saate ja tema raamatu hiljem, siis ma väga tahtsin seda podcasti ise teha ja neid intervjuusi ja siis ma otsustasingi selle saate Hakkame tegutsema tööle panna ja neid lugusid salvestada nende ettevõtjatega. Et see, ma arvan, on minu jaoks kõige lihtsam viis, kuidas enda tutvusringkonda laiendada ja samas ka ennast arendada tohutult, sest hetkeseisuga ma olen teinud 7 intervjuud, mis on olnud kõik ikka äärmiselt põnevad ja selle saate eesmärk ongi just neid lugusid nagu avaldada, et inimesed, kellest te väga palju ei kuule, kes te ei tea, kes on meil väike ettevõtja, need väike ettevõtjad on meil tuhandeid Eestis, neid teavad ainult näputäis inimesi, aga nende lood on enamustel ikkagi äärmiselt uskumatud ja need on põnev kuulata. Ja samas ma ei räägi ainult ettevõtjatega, vaid ma räägin inimestega, kes lihtsalt niisama elu naudivad, kes on ebaõnnestunud, mis iganes asjaga, kuidas on see ebaõnnestumistest välja tulnud, kuidas nemad saavad hakkama rasketel aegadel ja kõike muud sükest, sest need on teemad, millega ma ise iga päev nagu ka püüan hakkama saada ja ma lihtsalt tahan teada, kuidas teised hakkama on saanud. Sest kuulates ise erinevaid podcast'e päris palju ja nende võlu ongi just see, et sa valid teema, mis sind huvitab või kus sa näed, et sul on raskusi või niimoodi, et siis arvatavasti sa ei ole üksi maailmas. Et inimestena me oleme küll kõik erinevad, aga mured ja probleemid ja väljakutsed on enamustel ikkagi sarnased. Või neid on teisi inimesi maailmas, kellest käivad täpselt samasugused asju läbi nagu sina või mina. Ja podcastide võlu ongi just see, et neid tehakse nii palju, et kuskil 300-400 000 peaks need olema hetkel ingliskeelseid ja seepärast ma otsustasin, kui ma teen eesti keels, sest ma arvan, et
on tore teada meie omadest inimestest. Ja mina kuulasin ingliskeelseid ja need aitasid mind väga edasi, sest nad andsid mulle hoopis teistsuguseid mõtteid, teistmoodi mõtteviisi ja sellepärast ma saingi inspiratsiooni ka seda saadet teha. Ja ma arvan, et see teekond, kus me nüüd mõlemad oleme kuulajatega, et see on äärmiselt põnev ja ma olen kindel, et te näete ka minu arengut selle saates, sest ma ei ole kunagi elu sees mitte ühtegi intervjuud ennem teinud, ma ei ole ühtegi kodulehte teinud, ma ei ole ühtegi podcasti teinud, mitte midagi. Seda kõike ma teen enda nii-öelda vabast ajast, nädalavahetustel, õhtuti. Ma õpin seda, ma tean, et ma teen väga palju vigu, ma olen juba teinud palju vigu, kodulehel on kindlasti vigu, aga mind nii väga nagu ei huvita või ma ei saa öelda, et huvitavad ikka. Aga ma ei pane nendele nii palju tähelepanu, sest kui ma tahan midagi ideaalset teha, siis see saade ei tuleks arvatavasti mitte kunagi välja. Või koduleht oleks ideaalne ja kõik oleks ilus ja töötaks, et siis jälle see koduleht see ei saagi kunagi valmis. Et üks asi, mis ma just nagu startupist õppinud olengi, on see, et teha minimaalne produkt valmis, mis on midagi sellist, mida ma saan näidata, jagada ja siis inimeste tagasisidet saada ja näha, kuidas see areneb. Ja see on täpselt see, mis ma selle saatega teen ja ma tahan teile ka näidata, et inimesed, et hakake lihtsalt tegutsema mingist asjast, mida te teha tahate. Ärge jätke seda asja, mõtet, ideed oma ajudesse, sest te lihtsalt tapate seda oma mõtetega, sest esimesed küsimused, mida ma arvan, et enamus inimesi küsivad, on see, et kas ma saan sellega hakkama, mis sellest välja tuleb, mis siis juhtub, kui ma ei saa hakkama ja kõik niimoodi see ketrab sul peas ja siis sa ei hakkagi midagi tegema. Ja mul oli sama asi. Ja ma arvan, kui mul seda startupi ei oleks olnud idufirma kogemust ja ka need ettevõtjad, kellega ma siin kohtunud olen, et kui mul nende nagu abi ega nende nagu mõttemaailma üle võtta ei oleks, siis seda saadet ka arvatavasti mitte kunagi ei oleks juhtunud. Aga ma olen väga tänulik, et need inimesed on mul elus olnud ja ma olen ise nagu võtnud selle võimaluse ja areneda. Et see on nagu siuke väike nagu mõtted ja eesmärgid, mis mu selle saatega on ja kes inimesed tulevad ja üks selline minu enda nagu arengus on olnud väga suur asi, mis ma avastanud olen, et mul sõbrad ja kõik teavad, et kui ma midagi alustan, mul on hästi palju ideid, ma kogu aeg olen väga entusiastlikult, räägin uutest asjadest, uutest suundadest nendest, aga nendest ei juhtu tavaliselt mitte midagi või juhtub kunagi 10 aastat hiljem. Ja üks asi, mis ma arvan, et minul on see, et ma ei pane endale kindlaid eesmärke ja kindlad tähtpäevi. Ja siis ma otsustasingi, et ma hakkan panema eesmärke, ma hakkan neid panema just 3-kuulise perioodiga. Ja mitte see, et ma panen endale 10 eesmärke, mis ma tahan teha, ei, ma valin ühe asja. Ja siis ma keskendun sellele ühe asjale 3 kuud. Ja 3 kuud sellepärast, et see on nüüd aeg, millega tekib tavaliselt harjumus. Et harjumus tekib kuskil 60-80 päeva jooksul, oleneb, mis asja sa teed. Ja see on ka piisav aeg selleks, et mitte see, et see ära tüütaks ja samas ka sa näed, et kas see sulle meeldib või ei meeldi. Ja alguses on alati kõik asjad ebameeldivad. Ja minul on see töötanud väga hästi, ma olen oma toitumist niimoodi muutnud, ma olen oma trenni niimoodi muutnud, alustanud trenniga tähendab. Ja see podcast on olnud, see on praegu 1,5 kuud olen teinud seda nagu aktiivselt, muidu oli lihtsalt mõtetes, aga aktiivselt olen teinud. Mul on eesmärk 10 intervjuud ära teha ja koduleht valmis saada ja see avaldada. Ja peale 3 kuud ma vaatan, et kas see on tekitab minus sellise hea harjumuse, kas ma olen õnnelik seda tehas, kas see annab minu elule midagi juurde. Ja siis ma tavaliselt otsustan, kas ma jätkan või mitte ja mida ma olen sellest õppinud. Et kui ma näen, et mul on veel õppida palju, see ei tee mind nagu ebaõnnelikuks ja ma naudin seda tehes, siis ma jätkan sellega ja siis ma mõtlen järgmise 3 kuu uue nagu harjumuse, mida ma soovin teha. Et ma väga loodan, et selline mõtteviisus on kellegile kasuks. Ja kui ei ole, siis ma lihtsalt ise nagu räägin ja ma hakkan
iga 3 kuu tagant teen ise sellise samasuguse saate, kus ma siis räägin ka oma eesmärkidest, kuidas mul läinud on, kuidas ma teinud olen. Võib-olla kui tuleb tagasiside, kommentaare, võtan mõned kuulajate küsimused, asjad ette ja räägin. ja selline ongi mul see plaan. Et ma ise nagu panin ka hakkame tegutsema.ee saate märkmed, seal on kirjas podcastid, mida ma ise kuulan. Et podcastid on minu jaoks äärmiselt tähtsad olnud ja on siiamaani, ma kuulan iga päev neid. Ma kuulan neid arvatavasti autos, kui ma sõidan pikemad sõidud, kui ma kõnnin õhtuti või hetkel ma kuulan kõige rohkem, kui ma trenni teen. Ma teen hommikuti trenni ja siis ma tavaliselt kuulan kas 1 või 2 podcasti selle aja jooksul ära. Et see on lihtsalt kõige parem viis uue sellise informatsiooni tarvitamine ja saada infot üle maailma. Et ma tõesti kuulete, et loodan, et te võtate selle aja ja proovite, et kuulake vähemalt 1, 2, 3 lugu ära nädalas ja vaadake, kas on teile nagu uusi mõtteid andnud ja kas see on teile abiks. Sest ma olen enamus juhtudel on kindel, et see on abiks. Ja ei ole olemas podcasti, mis teile ei kõlbaks, sellepärast, et neid on tehtud absoluutselt igast valdkonnast ja iga sellega ja see on suurepärane, mis need inimesed teinud on. Aga rohkem mul väga praegu lisada täna ei ole, lihtsalt, et ongi minge minu lehele, hakkame tegutsema.ee. Vaadake seal, ma kirjutan ka natuke blogiposti, mis ma alles õpin. On ka, et põnev väljakutse mul minu jaoks ja telliga iTunesist need äpid, kõik on podcastid, on kõik tasuta äpid, telefoni ja kõik tasuta, et saate kuulata ja hakake Facebookis fänniks ja kindlasti jagage inimestega neid saateid, kui te arvate, et need on kasulikud, mida jagada. Ja kindlasti, kuna ma teen seda kõike üksi esimest korda, ma väga olen tänulik, kui te jagate mulle kommentaare ja tagasisidet ja samuti ma otsin ka vabatahtlikult, kes aitaks mind selle saate tegemisel, et kõik abi on tere tulnud. Et oleks väga tänulik ja lihtsalt olge rõõmsad ja mõelge positiivsed, olge tänulikud ja ärge jätke oma mõtteid, tegusi lihtsalt aju, et sealt need kaugemale ei liigu ja ega midagi, nautige lugusi.